Tere, mina olen Karmen Villembrok, Baltiku müügiesindaja ning räägin teile, mida saab iga tõstukijuht ära teha ise, et tõstuk oleks hooldatud ning peaks kauem vastu. Kõigepealt, kui tõstukijuht üldse alustab enda vahetust, enda tööd, peaks ta visuaalselt masina üle vaatama. Peaks vaatama, et rehvides ei oleks auke, et masinal ei oleks nähtavaid lekkeid, et õhuvõtu eelfiltrid ei oleks tolmused. Samuti tasub vaadata, et ega ei ole tõstukil eelmise vahetusega uusi mölke tekkinud, sellepärast, et sa kunagi ei tea, millal see võib jällegi sinu kraesse tulla. Igal tõstukil, uuel tõstukil on kaasas tõstuki kasutusjuhend. Vastavalt mudelil võib see olla väga erinev. Antud tõstukil on kasutusjuhend istme taga. Ma tean, enamasti meesterahvad ei kasuta kasutusjuhendeid, aga soovitan panna öökapile ning vähemalt korra läbi lugeda. Oma autot hooldate te tegelikult ju igakuiselt. Te käite oma autoga pesulas, vahatate ning vaatate, et oleks ilus särav ning jääks võib-olla ka linna peal silma. Kõige lihtsam tõstukit väljas puhastada on suruõhuga. Tähtis on, et saaks võib-olla siis mudasemad kohad üle käidud, samamoodi saaks puhastatud tagasild, rattakoopad, eriti kui tegemist on väga musta, porise ja igapäevaselt siis rasketes tingimustes töötava tõstukiga. Siin hetkel on meil küll sisepõlemismootoriga tõstuk. Akutõstuki puhul ehk siis elektritõstukiga on asi võib-olla natukene lihtsam, kui teil on pliiaku, et oleks lisatud akule vett. Tihtipeale seda ei taheta teha, aga usaldage mind, see võib mitmekordistada aku eluiga. Kuidas üldse saada aru, et teie akutõstukile on vaja lisada vett? Tänapäeva tehnoloogia on juba suhteliselt tark ning võimalik, et teie tõstukil on juba juures kas tulukesed, automaatne veestamine, aga vanadel akudel on aku peal korgid. Kui kork on all, tuleks tegelikult akule lisada vett. Kui kork on üleval, tähendab, et üldjuhul peaks olema akus piisavalt vett. Kui aga on enamus korke ikkagi all ning mõni üksik üleval, pigem lisada vett. Aku veestamisel kasutage alati destilleeritud vett. Kindlasti, kui kasutate masina puhastamisel seespidiselt suruõhku, siis antud mudelil küll ei ole. Aga akutõstukite puhul ei tasu sinna õhku lasta. See paneb lendlema aku aurud, see ei ole üldjuhul hea. Kõige parem aku pealmiseks puhastamiseks on võtta lihtsalt paber ning tõmmata suurem tolm selle pealt maha. Siis on näha, kas akul on tekkinud mingisuguseid lekkeid või muid kahjustusi. Kui on, tuleks kindlasti kutsuda professionaalne mehaanik. Akutõstuki puhul pole vaja lisada mootoriõli, tuleks kontrollida hüdroõli. Tavaliselt akutõstukil hüdroõli kontrollimiseks õlivarras tavaliselt jalgade juures. Lisaks akutõstukile lisad klaasipesuvedeliku, kui teie masinal on kojamehed. Kui kasutate akutõstukeid, siis kindlasti tuleks vett lisada alati peale laadimist. Kõige parema ja pikema eluea tagab akule just see, kui sa peale laadimist lased akul maha jahtuda. See kehtib ka pärast intensiivset tööd akutõstukiga. Sisepõlemismootori puhul võib-olla on natuke rohkem hooldamist. Siin siis on näha nii-öelda masina süda. Midagi keerulist siin ei ole. Klaasipesuvedelik, jahutusvedelik. Siit on kohe näha, mida kui palju on. Hüdraulikaõli kontrollimine käib siis siit. Siin on juba näha, et hüdraulikaõli tegelikult on piisavalt. Väga tähtis on, et kui te kontrollite hüdraulikaõli, siis oleks mast langetatud. Sellisel juhul ei ole silindrites enam õli ning te saate nii-öelda siis õige koguse, palju teil siin hüdraulikaõli alles on. Kindlasti tuleks veel kontrollida mootoriõli. Siin on näha, et täiesti olemas. Tõstuki süda on mootor ning sinna tasuks alati panna kvaliteetset kütust, kuhu ei satuks vesi, kuhu ei satuks praht. Kindlasti tuleks tõstuki juures hooldada ka kõiksugu liikuvaid osasid. Kõige lihtsam, ma arvan, et maksimum 15 eurot, määrdeprits. Üle tuleks vaadata iga masina määrdekohad. Sõltuvalt masinast, lisaseadmest on see täiesti erinev, kui palju siin võib määrdepunkte olla. Kõik need tuleks üle käia. Üldjuhul öeldakse, et korra nädalas oleks see väga okei juba.
Järgmine, kus kindlasti tuleks määrdepritsi kasutada, on tagasild. Kõige parem on seda teha keerates rattad ühele poole või teisele poole välja. Üldjuhul on tagasillas 8 määrdepunkti ning neid tuleks samamoodi hooldada. Enamasti on tõstukitel sees kleepsud, kuhu peale on kirjutatud eelmise hoolduse aeg. Tuleks jälgida ka seda, kui teie tõstuk teeb aastas alla 1000 töötunni, alla 500 töötunni, siis korra aastas tasuks ikkagi lasta oma tõstuk üle vaadata. Lõpetuseks võib siis öelda nii, et mida paremini ja korrapärasemalt sa oma tõstukit hooldad, seda pikem on selle eluiga. Sellegi poolest ei tasuks kõiki hooldusi enda kaela võtta. Kui teil on mõni suurem hooldus tulemas või mõni suurem mure, siis tuleks kindlasti kutsuda spetsialist, mehaanik.